tere õhtust, kallid vaatajad. Kui ma kunagi Wildlife kanaliga alustasin, siis ma teadsin, et üks hetk ma tahan seda teha ja ma mõtlesin, et kus see olla võiks, kus me seda teeme ja millest ma siis täpselt räägin praegu on laskmine, ütleme relvadest laskmine ja lõi mulle pähe selline idee, et ma kirjutan pulli pärast ühte kohta ja vaatan, mis nad mulle vastavad. Et küsija suu pihta ei lööda ja koht, kuhu ma kirjutasin, on niisugune huvitav koht, mille nimi on taktikalise laskmise keskus. Mina siin ise varem ei ole käinud ja mõtlesin, et teeme siis ühe video niimoodi, et käsi peseb kätt. Taktikalise laskmise keskus oli nii tore ja hea, et lubasid mul filmida seda nende üritust, mida me siis nüüd siin tegema lähme. Ja mina võtsin endaga kaasa kaks mu head sõpra, kelleks on Signe ja Rasmus. Aga lähme siis sisse. Nii, tlk.ee, lähme vaatame sisse. Jõle väike on see koht. Jõle väike. Kedagi ei ole raudselt sellest, me oleme liiga vara. Tervist! Tervist! Aga tulge praegu konverentsi ruumi siia. Keegi kukkus pikali või? Tervist! Mul on kodus täpselt sama monitor. Või noh, see on Noal oli selline monitor, kus ta luges chati. Nagu. Siin all on linnupesa. Oho, linnud lendavad siin samas. Toodi meid siia konverentsiruumi, väga meeldiv, väga tore. On siin maailmas saanud. Ja noh, mingisugune jutt räägitakse ikka ära ka. Minu kokkupuuteline on 0. PUBG-d oled mänginud ju hästi palju. Jaa, aga ma ei ole kunagi elus päris relv lastud, ma kardan. Ma just tahtsin küsida, et kuidas sul on, et kas sa oled tulistanud? Ma olen õhupüssist lasknud, aga that doesn't count nagu. Õhupüss? No jah. Väri on sees vaadake jah. Oh, mis sa nüüd? Meil vanad vetid on kohal siin. Mitte mina ja Ponks, vaid need päris vetid. Sellest ka. Ma kardan nagu, et mul ei ole seda jõudu vaata, et huvita. Ei no, ega sulle selline asi päris pihku ka ei anta, et sa ikkagi saad toedata kuskile. Kus juures saad saada, mis on naljakas? Signel on see Pöffi särk, see on Elisa oma, on ju. Ma käisin just, tulin Ülemiste keskusest. Elisast käisin mööda, vaatasin, et Signe ju. Hakkasin sisse minema, mõtlesin, no. Kõigil on need särgid seljas, siis vaata. Desert Eagle, Tommy Gun, Mafia. Need on need paketid. Mina tahan Mosin Naganiga tahaks lasta küll. SKS, need. Lever Action Windpiece. Noh, väiksemast suuremaks. Ega ma küsisin, et mis relvasid me saame kasutada, et ma ise ei tea, et koha peal vaatada. Kas teil granaadiheitjat ei ole siin? Mortari. Hey, good looking, what you got cooking? How's about cooking something up with me? Laua peal on niisugused vähe põnevamad asjad, osad. Kas me sellega saame ka tulistada siin näiteks, mis on selle summuti, jah? No ma võin näiteks mõned relvad lihtsalt välja vahetada, et teeme mingi teist paketti. Ja kui ma tohiks küsida, et kas see on nagu päris relv siin? See tulistab ka või? See on nagu... See on väga metsik. See on vindiga kaliibriga, siuke suur padrun siia sisse läheb, see on 45-70 Guardman. Kui saada õige padruni hetkel meil seda ei ole, ta on topelt võimsam kui Desertiga. See tundub selline, et see lendab näppude vahelt minema, kui paugu ära teeb nagu. Oleneb, kui võite. Okei, räägin siis natukene relvadest. Neiu paketil esimene relv tuleb kõige populaarsem püstel maailmas, Glock 17. Esimene plastraamiga relv oli tehtud Austrias 1981. Tühjana kaalu palju 625 grammi, suht kerge, hästi kasutada, kaasa kanda. Annan teile ringi seda raami, katsuda siis saate proovida, kui raske ta on mahtuvusega 17 padrunit. Väga kerge on see asi. Ma tahtsin seda vaadata, oota, kuidas ma seda relva peal hoidu. Ja nii kaua, kui midagi ei tulla. Niimoodi. Paugud ka tulema. Peaaegu, jah. See käsi vaata ja siin üleval pool. Niimoodi, jah. Ja see näpp ära hoia kohe siin, vaid siin, jah. Õige. Jah. Cool. Kasutab see püstel kõige populaarsema püstel kaliibri, see on 9x19, esimene number 9 kuli läbimõõt, teine number 19 mm keste pikkus, NATO standard padrun. Täpsuse peale saab lasta sihukese kaliibriga kuni 100 meetrit.
muidu kuuli tappev distants 450 meetrit, kui näiteks kogemata laseb mööda, siis praktiliselt peale pool kilomeetrit kuul võib kedagi kogemata tappa. Peale püstolit sul tuleb natukene teist tüüpi käsirelv. Tuleb meil revolver. See on Ameerika oma Ruger GP100, kasutab praktiliselt sama kaliibri, ainult tollides 38 special, sama 9 mm kuul, kes natukene pikem, 29 mm, see on üks esimesest Ameerika kaliibrist. Revolveris täismetallist, natukene raskem, natukene stabiilsem käes, võib-olla isegi tundub, et ta tagasilöök natukene pehme. Teist tüüpi käsirelv, revolveritel ei ole salvesid, neil on trummelid, kuhu maavad kõik padrunid, trummel asendab ka padrunipesad. Ehk siis, kui me paneme padruni sisse, ühendame raamiga, revolver juba laskmiseks valmis. Ei pea teda vinnastama, kaitsejuhi siin ei ole, võib juba kohe võtta kätte, vajatada päästa, kui ta kohe lasebki. Meil täna siin tuleb distants 16 meetrit, käsirelvade jaoks on päris pikk. Teiega siis proovime, nii nagu sa tahtsid, summutajad katsetada. Tuleb teil Ameerika püstol Bookmark, kasutab kaliibri 22 LR, see on kõige lahjem tulirelvamoon. Kuuli diameeter 5,6. See on nagu laste kuulid võrreldes nende teistega. No, kui võrrelda nendega, siis küll, jah. See on selline sportmoon, kasutavad sportlased politsei treeningu jaoks, tagasilöökis praktiliselt ei ole nagu õhkrelvas lasta. Siukse püstoliga täpsuse peale saab lasta distantsi peale kuni 50 meetrit. Saab just välja sihtida ja pihta saada. Summuti häält tahaks kuulda. Meil on siin jah heli summuti, nii kõva pauk kui tuleb, suudame lasta ilma klappideta, saate tunda, millised paugud tulevad. Samas kui siin võtta summutajad ära, kõrvad ikkagi hakkavad vilisema. Ja, ilusti pihta läks. Läks või? Jaa. Hirmus. Kartsin natuke elu pärast. Ma kardan, et hullem on veel ees. Nii, aga proovime, ma arvan, siis summutajaga relva. No kurat, seda ei ole kuuldagi. Vaatame, oleme sisse ruumis natukene vaalimus. Ja, aga seda ei ole üldse kuulda. Nii, sulle ka proovi. See ots on kuidagi nii raske kuidagi või ma ei tea niisugune. No ta on pikk, jah. Ja. Nüüd teeme ilma summutita. Kes tahab ilma lasta? Ja ma mõtlen, ilma klappideta on väga hull või? Ei ole. Ei ole, paneme ilma klappideta. Ma ei pane klappideta. Mina ka ei hakka panema. Ta on ühes silmas pimedas, tahab ühes kõrvast Siin pult jooma märke olla. siis. Keskmist. Ei olnud üldse nii hull, jah? Okei, siin on noppa. Jaa, siin ma nägin esimene tule siia või siia, ei siia teine oli, jah. Päris korralikult, nüüd 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10, kõik ilusti. Kõik on pihtas, kurat. Jees, väga hea. Väga hea. Nii, siin on meil 2, 3, 4, 5 ja ma arvan, see ilma summutadega oli. Kurat, nagu päris. Lähme, näed sa. Relvatest on tehtud, ütleks. Taaskord. Kurat, nüüd peaks küll klapid pähe panema. Jalad õndade lajusel. Jah. See oli cool, aga ma ütlen ausalt, raske on vaata, hirm on sees ja siis üritad nagu julge vajutada. Ma sain kestadega pihtas. No nii, kurat. Teile ühe näkku kah võib ju. Lase munadesse. Nii jõhkart ma ka pole. See oli klokk, jah? Ja võrrelda seda sellega, siis see oli küll nagu hernepüst, kurat. Alguses ei arvati, et nii palju tuleb. Mina vaatan seda, ma lasin vale silmaga sihtisin vist. Vale silmaga sihtisin. Noh, iseenesest märki, aga jah, kuidagi väga mööda võrreldes esimese lasid pähe. See läks kogemata niikuinii, on ju. Nii, järgmiseks võtame siis kõige populaarsema relva maailmas, ehk siis Kalašnikov. Meil see asi ei ole päris Venemaa oma, see on Tšehhoslovakkia oma nimega Zastava. 2017 aasta Venemaa tegi isegi püstoli kaliibriga 9x19, mis te täna juba Glockist proovisite. Meie käe saate proovida kõige esimese kaliibri, kõige võimsam, mis on tehtud armee jaoks. 762x39 mm. Täisautomaatne relv laseb, ütleme, päris kiiresti. Siukse salve tühjaks, kus on sees 30 padrunit 3 sekundiga ära.
vajutame päästikut, hoiame 3 sekundit. Meil Eestis tsiviilkäibega valungiga relvad on keelatud, ehk siis meie käes saate proovida ainult poolautomaatrežiimi. Ma unes nägin juba, kuidas ma siin relvaga mingi automaatsprei on, kukun ümber ja lasen kõik jooma. Filmides läbi ukse lendavad. Ja ma kujutsingi ette niimoodi, jumal täna. Kukerpall ja. Nii nagu meil kaba peab minema vastu ulge, siis on panna vastu jalga kergelt ette poole, et tasakaal oleks ilusti nagu ma olen, eks ole. Jällegi, ärge rupustage põlvet, natukene võtlastage. Ja vasak käsi hoiab siin eespoolt puidu aes äärest. Kindlasti ärge võtke kuskil eespoolt rauast või metallist. Ta läheb su kähku kuumaks. Hoidke ainult. Kaba terve pinnaga läheb ilusti vastu ulge, mitte vastu kätt kuskile, vastu ulge. Terve pinnaga kindlasti nii kõrgele ärge pange. Siin pint juba väiksem hakkab tagasi lõkkiga. Natukene peksma hakkab natukene valus. Proovige panna terve pinnaga. Kea natukene ette poole, et oleks tasakaal, põst läheb kaba peale. Ärge kartke tagasi lõkki, ta läheb otse õlge. Näkku midagi ei lenda, kõik mehhanismid käivad siin karbi ees. Ja kui me paneme põstet kava peale, meil just parem silm satub sihikute joone peale. Siin on samasugused mehaanilised sihikud, ehk siis vaatame läbi salku, ootsime kirpu, mis siin keskel on. Samamoodi paneme need omavahel paika ja vajutame päästikut. Ja päästiku vajutusest siin soovitan vajutada natukene teistmoodi. Siin päästik hästi siuke pehmem, hästi tundlik. Eelkäiku praktiliselt ei ole, ta kohe alguses natukene siuke raske. Aga just Kalašnikovi päästikut vaja vajutada natukene ühe kiire vajutusega. Kui te hakkate teda natukene niimoodi veenitsema peale esimest lasku, õlg mängib, automaatselt lükkab relva ette, sõrm on veel päästiku peal, võib juhtuda, et tuleb teine ootamatut lasku, muidu teine lask ei ole juba kontrollida, võib olla kustutada. Kiire päästiku kohe lahti ja? Klõks. Jah, niimoodi, natukene järsuma vajatusega. See on nii raske. Tulge proovige tee nii kaua. Ei, ta ei olnud valus, aga mul lihtsalt see, et mul oli nii raske, nagu mu käsi vaata niimoodi värises, hirm oli sees ja siis selle värinaga nagu tundsid, et raskus tuleb sisse, see viimane oli juba, sa näed, et sihik õigub edasi tagasi ja sellele juurde on jah, et üks käsi kogu aeg ees natukene väsib, siis ongi relv hakkab rohkem uujama, siis läheb alla. Mis relv see on? Kas on uusi veel see MP5? See on samasugune Glock. See on samasugune Glock 17. See on siuke raam tehtud püstile jaoks, saaks nagu väiksest karabinist õla pealt lasta. Samasugune Glock, ta kiiresti käib välja või siis raam võib niimoodi kokku panna, siuke väike nunnu asju tuleb. Kiir laskmine on vaja või kaugdistantsi peale kuni 100 meetrit, nii nagu inimsilm ikkagi piiratud umbes 50 meetriga, siis siukse karabiniga saab juba niimoodi õla pealt lasta. Siin on punatäpp sihik, ma võin näidata, kõik on ilusti, ei pea vaema nägema, et need sihikud omavahel kokku viia. Vaadates siia akna sisse, seal praegu punane täpp. Kuhu põhimõtteliselt seda täppi suunata, sinna kõik lasud lähevadki. Ossa kurat, ma panin päris hästi. Sa lasid kõik mida? Kaks silma. Vasak silm, kurat. Ma ei saa mitte üht. Sul on ikka silmade vastu midagi. Südames. Käsi värises. Kusjuures ma ühe mõtlesin, ma lasin jumala mööda, aga kurat ei lasknudki. Nii, kus? No võib-olla nad Signe pähe pidid sihtima, kuhu sa lasid? Mööda kõiki. Mul läks ka ma arvan. Rasmusel läks ka hästi, kurat. Ja see on nüüd siis... See on pump või? Jah, sideraudne pumpüss, Winchester Defender, kasutab kaliibri 12, veidi siuksed suuremad padrunid, siuksed väiksed viinerid. Siin on sees... Linnuhaavel. Okay. Ehk siis iga padruni sees umbes 200 väiksed kuulekest, mis lendavad välja. Põhimõtteliselt siukse moonaga mööda lasta on suht raske. Ehk siis suunata rauda, selle jaoks, et oleks ikkagi teil natukene raskem, meil siuke metalltaldrik posti otsas, ta on vedrustatud, kui te saate pihta, siis vedru lükkab seda taldriku tagasi, saate uuesti lasta. Kindlasti suruge korralikult õlga. Vasak käsi koeb eespoolt lingist kinni, esimesest korrast ei saa laeda. Tõmmata linki enda poole lõppu, saada siit.
see oli päris vinge. Ma ise plaanin nüüd veebruarikuus jahiloa teha ja siis tahan relvaloo ka endale teha ära. Nüüd ma sain inspiratsiooni veel rohkem. Nüüd ma tahan veel rohkem teha. Aga kõik siis praeguseks tähendab, ma saan aru. Lähme keib sisse. Lähme sööme. Kuule, aga suured tänud sulle uuesti. Taktikalise laskmise keskus Nõlva 9. Kas keegi on muidu nagu järjekorras praegu siin tahab sisse tulla? Juba täis tundsid, juba teised tulevad. Okei. Ei, muidu mõtlesin, et äkki maksaks juurde, et laseks Mosiniga ka kurat, aga... No võime kiiresti teha. Nii, proovime nüüd sinuga, ma arvan, täpsuse peale lasta, et proovi lasta seda suurt ringi, mis on peast paremalt poolt. Ehk siis tuleb sul esimese ja teise maailmasõja Mosinaga. Väga huvitav. Täpsuse peale siukse püssiga saab lasta kuni 2 kilomeetrit. Kuuli tappev distants, kui näiteks võrrelda Glockiga, nagu ma rääkisin, 450 meetrit, siin juba üles 7 kilomeetrit, kui kogemata laskur laseb mööda. See on nüüd aastast, mis aastast see on? 1937 oli 1937, kuidas siiamaani toimib. Väga vana asi. Jah, kõik niimoodi ühte kaupa. Muidu siin on sisse ehitatud salvmahtusega 5 padrunit. Ja. Ette ja alla. Nii. Siin on lihtsam sul seda teha lihtsalt. Kurat. Täiesti 10 seda. Lõppu. Jah. No ma ei tea, kui sa sihtisid mulle. Kurat, see oli niisugune... Ma tundsin meie esiisade jõudu praegu. Õlga või? Jaa, teine oli see. Aga see ongi snaipritele? Võib-olla 3. ja esimest võib-olla. Sul pole sihikut vajagi. Ja no see lihtsalt tavaliselt ühe koha peal üks märk oli. Siin saab basuukat ka proovida. Granaadi heitate. Granaate. See oli see, mis ma mööda lasin vist, see läks küll siia, ma arvan. See on jah kõige võimsam püstol maailmas poolautomaatsetest püstolitest. See on tiigele? Jaa, see on teisalt tiigele. See ikka kaalub. Kaalub 2 kilo ja tühjana, täis vahed. Mina tahaks proovida korraks, võtan pihku selle elevandi. Kurat, roisk. See on kohe... See on reed. Kuidas su sellise asjaga lase? Sa ju ei hoia siit seda. Ei, ikka käegi. Niimoodi hoia. Need on ikka tühjad, on ju? Täitsa. Jah, aga sureb ikkagi sinna. Siis on kõik praegu, ma arvan. Jah, loomet meeldis. Jaa, ei, väga mega oli. See on Tomb Raider või mis see oli see? Ma mõtlesin, et ma tahan jõuludeks rasvust. Ma tahan uuesti sind. Aitäh teile. Taktikalise laskmise keskus. Ilusa esmaspäeva eest. Ja ma usun, et võib-olla tuleme uuesti siia millegil isegi. Siin on ju veel asju seina peal, mida peaks tulistama, vaata. Oota, teil oli mingi muuseum ka siin, nagu ma aru sain. Muuseum jaa, aga tavaliselt meil ta läheb niimoodi, kui mingi suur grupp tuleb. Okei. Kuule, aga suured tänud sulle. Aitäh teile. 10 eurot. Jaa, ma pean juurde ka maksma muidugi. Teil siin kohe niisugune meenepood ka väike ja... Assa kurat. Relvad, Ahah. Siit saad midagi huvitavamat ka osta, nagu ma aru saan. Kas need on päris või need on Airsofti omad või? Päris omad, päris. Aga suur aitäh teile ja järgmise korrani, nägemist! Taktikalise laskmise keskus Nõlva 9. Tulge siia tulistama. Suur aitäh teile, Taktikalise laskmise keskus. Aitäh teile vaatamast, vaatajad. Aitäh. Kohtume järgmine kord. Aitäh teile. Aitäh teile.